No niimoodi, saime kaamera tööle. Jutustused on mul töödes peamiselt sellepärast, et millegi tõttu ma iseendale peas jutustan pidevalt lugusid ja siis kuidagi hea ja lihtne on panna seda ka näituse formaati minu jaoks. Jutustuste sisu, kuna ma enne juba ütlesin, et need protsessid kõigepealt käivad peas, eks ole, et ma jutustan iseendale kõigepealt need lugusid sisemonoloogina, siis tõenäoliselt miks ma kasutan mingisuguseid inimesi, siis need on vist igapäevase tegevuses on nendega kokku puutunud ja siis kuidagi on lihtsalt see jõudnud sinnamaani, aga sa enne mainisid, et selline tugev kriitika teiste kunstnike suhtes eelmisel näitusel, mis siin oli, siis ma tegelikult ise oma peas ei ole sedapidi mõelnud, pigem oli see töö üles ehitatud sellisele inimetatud vaataja perspektiivist, kus on stereotüübid on niivõrd paigas, et kui öelda Simpson, siis kõik teavad, mida ta teeb, kui öelda Kuulik, siis kõik teavad, mida ta teeb. Et see inimetatud vaataja teadvuses olev kujutis sellest kunstnikust on niivõrd kokku pakitud, et isegi kui ta hakkab täiesti mingit muudes suundades töid tegema, siis arusaam on ikkagi see, et Simm on see mees, kes tilli teeb ja Oleg on see, kes põlvili maas paljalt ringi jookseb ja koera mängib, kuigi tänasel päeval ma kujutan ette, et ta teeb hoopis midagi muud. Ma ei saa läbi mängida neid asju kellegi teise peal ju. Ma ei saa ju võtta näiteks Indrek Grigorit panna selleks peategelaseks, et see on siis ju kuidagi, ütleme, minu jaoks läheb sel momendil läheks asi nii totaalselt käest ära, et see tundub kuidagi ebaaus, sest et enamikes nendes tekstides tegelane, kes neid lugusid jutustab, ta on ikka pisut naiivne ja hullike, eks ole, ja kui ma iseenda asemel selleks naiivseks ja hullikeseks paneksin kellegi teise, siis see töö ei oleks selline eneseirooniline, vaid oleks kedagi siis väidetavalt või tõenäoliselt väidetavalt mõnitav. Ja see on juba asi, millega ma tegeleda ei tahaks. Okei, ma räägin ausalt ära, et minu puhul on ikkagi tegemist eeskätt eneseimetlejaga, et ma ei saa mitte kuidagi sellest enesepersoonist üle ka ümber, et kuidas ma panen Pelle Org selleks peategelaseks, kui isegi isikukultust on ikkagi vaja luua. Klassikalise skulptuuri, ühe skulptuuri, võtame näitena figuraalskulptuuri valmistamisformaat ajaliselt on umbes sama, mis ühe näituse kokku paneb minu jaoks, et ma pigem tegeleks sellise näituse formaadiga kui väikse objekti universumiga, mis ei paku huvi praegu. Absoluutselt ei oska maalida. Absoluutselt ei oska. Ja kuidagi see ruumiline objekt on ikka meeletult südamelähedane, me ei saa midagi teha, et sellise tasapinnal illusiooni loomine ei paku mulle mitte mingisugust sellist vaimustust, mis kolmemõõtmeline objekt, et kuidagi teeb südame palju soojemaks. Aitäh!